Ühistransporti eriti teatud maapiirkondades kasutatakse järjest vähem. Tühjana liikuvaid liine pole mõtet riigi rahast doteerida. See nõuab kohe kindlasti teatud ümberkorraldusi liinivõrgus. Selle tööga on juba Regionaal- ja Põllumajandusministeerium alustanud. Olemegi nüüd kokku pannud sellise tegevuste paketi, mis siis võimaldakski teha inimese jaoks ühendused mugavamaks, piletiostu lihtsamaks, bussigraafikutest arusaamise lihtsamaks ja sinna juurde loomulikult tuleb teha ka investeeringuid siis taristusse, et need on need 3 põhisuunda, kuhu me vaatame, sest täna on seis selline, et ühistransporti kasutavate inimeste hulk järjest väheneb. Ainuüksi bussiliinide käigus hoidmine võtab 2026. aastal eelarvest üle 70 miljoni euro. Lisaks muud transpordiliigid nagu rong, siseriiklik lennundus ja parvlaevaühendus. Üks aga, millega kohe alustatakse, on ühtne piletisüsteem. Kogu riigi vaates on see äärmiselt killustatud. Soovime alustada siis Harjumaal seda ühispileti testimist, et saada lisaks siis Põhja-Eesti ühistranspordikeskusele pileti osta ka Elronist või linnavalitsusest ja see võiks siis inimestele teha selle pileti ostu ja ühistranspordi erinevate vahendite kasutamise lihtsamaks. Ja tegelikult tahaks jõuda ka sinna, et järgmise sammuna oleks meil neid piletitsoone vähem, et inimesel oleks lihtsam orienteeruda ja järgmisel aastal tahaks jõuda sinnani, et saab lihtsalt pangakaardiga viibata ja osta selle pileti siis ühistranspordist, et ei olegi enam eraldi kaarti vaja. Kindlasti on plaanis läbi vaadata ja korrigeerida vajadusel kuupiletite hindu ja seda just erinevate sihtgruppide vaates. Näiteks kuupilet pensionäridele ja õpilastele võiks maksta 15–20 eurot. Nähes täna neid sõitusid ja ütleme inimeste ühistranspordi kasutamist, siis on ikkagi tendents on nagu selline, et kui sa sõidad bussiga või lähed üle rongi peale, siis igal pool on vaja osta erinevad piletid erinevate maksumustega ja mida lihtsamaks see asi läheb, mida ühtlustum on see omavahel need transpordiliigid paika pandud, seda mugav on see inimeste jaoks ja lootus on ka selle peale, et see tõhustab ka siis selle inimeste rohkem ühistranspordi kasutamist. Pole võimatu, et edasi arendatakse ka juba näiteks Saaremaalt alguse saanud nõudepõhise ühistranspordi kasutamist. Järvamaal leitakse, et kõiki võimalusi tuleb ära kasutada. Rongiliiklus läheb mugavamaks, kiiremaks, see tõstab seda reisijate arvu ja kui piletisüsteem läheb ka ühtseks ja ühtlaseks kõigi vahel, siis ma arvan, et see toob ka seda plussi juurde. Opositsioon aga Regionaal- ja Põllumajandusministri uut reformi heaks ei kiida. Eriti julm olevat teha ühistransport tasuliseks pensionäridele ja lastele. See tundub sellele valitsusele olevat sümptomaatiline, et kõigelt minnakse laste ja siis eakate kallale, kes ongi kõige haavatavam osa ühiskonnast. Aga te ei lähe kokku üldse selle jutuga, mida on proovinud siis erakondade juhid ja peaminister rääkida. Nad on korrutanud, et Eesti majandusega on hästi, Eesti rahandusega on hästi ja raha on palju ja kas te mäletate, et ülelaekumine pidavat ka eelarves olema. Nüüd, kui sa paned bussipileti hinna, siis inimesi hoopis hakkab vähem bussidega sõitma. Statistika hakkab näitama, et inimesi sõidab vähem bussidega ja siis hakatakse liine sulgema. Et kui see on eesmärk, et bussiliiklust veel rohkem koomale tõmmata, no siis selle võib siis valitsus küll saavutada.